Viru Keemia Grupp taaskäivitas õlitehase. Reedel andis Viru Keemia Gruppi VKG juhatuse liige Nikolai Petrovitš käskluse start. Peale 3 aastast seisakut taaskäivitus Viru Keemia Grupp põlevkiviõlivabrik. Tööle hakkas 1/4 põlevkivi termiliseks töötlemiseks ette nähtud 1000 tonnine gaasigeneraator. Selles vabrikus toodetakse õli Kiviteri tehnoloogia alusel. Tehnoloogilise protsessi tulemusel moodustub fenoolvesi, mida kasutatakse niinimetatud peenkeemias. Ööpäevas töötleb generaator umbes 1000 tonni põlevkivi, mille tulemusel saadakse aastas 48 tonni põlevkiviõli. VKG tehniline direktor Meelis Eldermann ütles telekanalile Liites, et õlivabriku avamine toimus tänu Eesti Energiaga saavutatud mõistliku hinnaga põlevkivi müügi kokkuleppele. Aprillis sõlmiti leping, mille alusel põlevkivi kaevandajad müüvad põlevkivi keemikutele 3 aasta jooksul peaaegu 1 000 000 tonni toorainet. VKG juhtkonna arvamuse kohaselt ei aidanud üksnes riigi äriühinguga kokkuleppe saavutamine õlivabrikud taaskäivitada ja uusi töökohti luua. Üheks vabriku taaskäivitamise põhjuseks oli valitsuse muudetud naftatootmise hoolimatu maksupoliitika, sidudes selle maailmaturul kehtivate hindadega. See andis võimaluse naasta endistel töötajatel tööle ja võtta tööle uusi. Kanal Liites esitas VKG tehnilisele direktorile Kohtla-Järve elanikele muret tekitava küsimuse. Härra Eldermann, kas veel vana režiimi ajal ehitatud ja nüüd taaskäivitatud õlivabrik ei halvenda linna keskkonna olukorda? Kui rääkida tehasest, mis on ehitatud 10 aastat tagasi, ei pea see tähendama, et ei ole kasutusele võetud keskkonnakaitsemeetmeid. Praegu on siin kasutusele võetud täiesti uued kahjulike väljaheidete puhastusmeetodid, mis on kooskõlas eurostandarditega. Täna töötab aktsiaseltsis Viru Keemia Grupp 1800 inimest. Eelmisel aastal kandis aktsiaselts riigi eelarvesse maksude näol 35,3 miljonit eurot. See on 25% rohkem kui eelmistel perioodidel. Sellest summast 11,2 miljonit eurot on looduskaitsemaks.